Lugupeetud kolleegid, lugupeetud minister! Väga hea, et me need küsimused praegu välja tõime. Tegelikult käisid asjad küll vägagi sedamoodi, et info avalikkuseni tilkus. Nüüd me saime mõnevõrragi targemaks. Ma loodan, siiralt loodan, et mõned väited peavad siin ka vett, et see müük ei tule kuidagi ootamatult, vaid selleni läheb ikkagi loodetavasti mõnevõrra aega, et need argumendid saaksid settida, ja veelgi rohkem ma loodan, et vahepeal vahetub valitsus. No eks teie plaanid on sellised nagu ikka, et hurraa optimistlikud, eksperimentaalsed või siis kuidagi lusti pärast tehtud, et tõestada, et meil on väga kõva käega minister. Aga vaat pärast selgub, et sellest tõesti ei olnud mitte mingit kasu, pigem kahju. Ja see läheb, vaatame nüüd Tartu vangla saagat, siis sellel pikalt ei jõua peatuda, aga rumalamat plaani siin just meie justiitsajaloost annab üldse otsida. Ja pidevalt tuleb, mis on selle Tartu vangla plaani juures huvitav, et kogu aeg tuleb infot juurde, mis tegelikult tõestab, et asi on veel hullem, kui me oleme siiani kohati käsitlenud. Nüüd, muide, vanglate loo lõpuks on see, et Soome sai ka teada rohkem, et Eestis ikkagi on neid vanglakohti ja pakub Eesti vange kodumaale tagasi. Et ühel päeval ehk meil ikkagi on vaja ka esinduslikke kohtuid ja kas üldse on õige, et meil nii suures mahus toimub kirjalik menetlus, et meil nii vähe toimub näost näkku kohtuistungeid, et võib-olla peaks liikuma mõnevõrra tagasi sellest liigse kirjaliku menetluse kasutamise juurest tavalisema, suulisema ja näost näkku kohtupidamise juurde. Nüüd siin oli juttu palju institutsionaalsest väärikusest, et väga oluline on siinkohal asukoht. Nii nagu Toompea ümber käis kunagi ikkagi selline teema, et see on eestlastele oluline rahvuslik sümbol. See on meile oluline koht, mis siis, et vahepeal on siia ordu ehitanud oma lossi. Eestlased pidid tagasi saama oma ajaloolise linnuse asukoha, oma auväärse paiga. Ehk sama kehtib ka kohtute kohta ja kui me vaatame Tartut, siis tegelikult on päris kahju, et ringkonnakohus nüüd siis ümber liigutati. Vaatame veel teie pingutusi. Regionaalpoliitiliselt äärmiselt kahjulik suund kaotada ära Jõhvi kohtumaja oli väga kahjulik. Õnneks on sellest seekord üle saadud. Loodame, et sellist kahju ei suuda järgmised tekitada. Ja nüüd, aga samas Jõhvi kohtumaja võit ju alles saavutati ja nüüd oleme olukorras, et enne juba järgmist väga esinduslikku hoonet kangutatakse minema ratsionaliseerimise sildi all. Aga siis, kui me räägime näiteks rohepöördest, mida teie erakond kõige innukamalt ellu viib, siis 15 miljardit investeeringuid revolutsiooni toimepanekuks, mis meile kahju teeb. See raha tuleb kuskilt. Ja siis ei loe keegi mitte midagi. Nii et me tõepoolest näeme, et raha läheb igale poole, aga siis, kui on vaja riiklikke institutsioone alles hoida, hakatakse sente lugema. Korraks veel tagasi minnes Pärnu maantee kohtuhoone juurde, et see on tõesti pidulik, kannataks siin Riigikogu liikmetel veel kord seda üle vaadata. See on suure fuajeega, uhke hoone. Sellise hoone ülalpidamine on tõesti pisut kallim kui mõne kõige tavalisema kontorihoone pidamine. Aga tõepoolest väärikus loeb ka midagi. Et igal juhul halb plaan, laidame teie plaani ja loodame, et kohtunikud ja kohtute töötajad, kes ka on andnud oma allkirja Pärnu maantee kohtumaja säilimise eest, saavad võidu. Aitäh!
Lugupeetud kolleegid, lugupeetud minister, head Eesti inimesed, eriti kohtunikud. Tahan kõigepealt esitleda meie arupärimist. Nimelt, Justiits- ja Digiministeerium ning Riigi Kinnisvara Aktsiaselts plaanivad lõpetada Eesti vanima, esinduslikuima ja seejuures hästi nõuetekohaselt toimiva, väga hästi ligipääsetava kohtumaja aadressiga Pärnu maantee 7 kohtuna kasutamise. Praegu tegutsevad hoones Tallinna Ringkonnakohus, Tallinna Halduskohus ja Riigikohtu Tallinna esindus. Hoone on spetsiaalselt kohtuks ehitatud juba 1893. aastal ning samas kaasajastatud. Praegu puudub selge analüüs, mis viitaks, et väidetav uue IT-maja rajamine, millest on kuulda olnud, kohtute kolimine kokku Lubja tänavale ja seesugused plaanid, mille kohta me soovime täpsemalt ministri ülevaadet, et kas selle taustal ka adekvaatne analüüs on. Muuseas on sellele plaanile oma vastuseisu näidanud ka kohtute haldamise nõukoda. Nimelt 12. detsembri 2025. aasta koosolekul väljendati selgelt, et kohtute haldamise nõukoda leiab, et majast loobumise põhjendused ei kaalu üles ministri toodud argumente. Nii et meil ongi siis teile 8 küsimust, 9 saadiku allkirjastatud ja ennekõike me tahame teada, miks nii väärtuslikust hoonest loobutakse ja kui tõsiselt tegelikult kannatab ka ühe ajaloolise institutsiooni väärikus, et meil nii pika ajalooga institutsioone ühes hoones just palju ei ole. Toome siin näiteks Riigikogu, et kuluks ära teie arvamus, et kas äkki peaks siia majja ka mõne hotelli või IT-maja tegema. Meie nii ei arva. Ja tahaks rõhutada veel seda, et samal seisukohal on ka olnud 101 kohtutöötajat, kes siis ka allkirjaga on oma vastumeelsust väljendanud Pärnu maantee 7 võõrandamise osas. Ja nemadki leiavad, et tegu on ajaloolis-kultuurilise maamärgiga, mis moodustab olulise osa meie linnapildist, õiguskultuurist ja ka Eesti riiklikust identiteedist. Aitäh! Jah, härra eesistuja, kolleegid ja vaatajad ja jälgijad. No nagu ma oma küsimuses ka juba tõstatasin selle teema, et meil see Rail Balticu ehitamine käib juba siin peaaegu 1,5 kümnendit. Aga raudteed ei ole. Raha on pandud magama miljardites. Nagu me kuulsime praegu härra Ernitsa käest, mingi 1700 inimest istub palgal, nad on kindlustatud, nad mitte millegist ei vastuta. Täitsa huvitav, millega nad tegelevad. 1700 inimest lähevad hommikul tööle, ütleme, et kella 9, töötavad palehigis kella 5-ni ja resultaati ei ole. Ja niimoodi juba enam kui 10 aastat. No see on ju ennekuulmatu, kulla sõbrad. Kulla minister, see on ennekuulmatu. Ja ma meenutan siin ühte väikest ja tõesti ebaolulist seika. Esimene Eesti Vabariik sündis pärast seda, kui sakslased 1918 lahkusid, olles Eesti sisuliselt paljaks riisunud. Paljaks riisunud. Kõik sead ja lehmad, keda vähegi andis maha tappa või kaasa võtta, tapeti maha ja võeti kaasa. Vili võeti kaasa. Inimesi võeti kaasa. Ja seesama Eesti Vabariik, mis sündis 1918, kümnendi lõpuks, 1920. aastate lõpuks, ehitas välja üle kogu Eesti territooriumit katva kitsarööpmelise raudtee võrgustiku. Vähem kui 10 aastaga. Aga millega te hakkama olete saanud? Reformierakond tegi Eesti korda. Oi kui tore. Oi kui tore. Kaske, tegime Eesti korda, kaske. Rahvalt koorisime naha maha, kaske. Laulame rahva laulu lausa ja tantsime ka selle juurde.
Et vaadake, siin on siin on poliitilise vastutuse ja ametkondliku vastutuse küsimus. Need inimesed, kes ehitasid välja kogu Eestit katsva kitsarööpmelise raudtee võrgustiku, tundsid seda vastutust, mis neil oli, tundsid seda ootust, mis neil oli, tahtsid anda oma panuse maksimaalselt, et Eesti majandus käima läheks. Aga meil rahva rahaköis, las lohiseb. Ja ma küsisin, kui mitu miljonit olete te võtnud ära minu raha, minu laste raha, minu lastelaste, täiskasvanud lastelaste raha. Kui mitu miljonit te olete selle projektiga võtnud ära iga Eesti inimese raha, mis on sisuliselt kuskile mutta tambitud. Mina ei oska seda peast praegu välja arvutada, aga see on miljonites, iga hinge kohta miljonites selle aja jooksul. Ja te ütlete selle peale, aga 80% sellest on Euroopa Liidu raha. Kuule, Euroopa Liidu raha on ka meie raha. See on meile, Eestile antud raha. Selle eest me peame saama avalikke teenuseid. Selle eest me peame saama infrastruktuuri arendust. Aga me ei ole saanud. See on täiesti võltslohutus, et see on Euroopa raha. See on meie raha, kullamees. See ei ole Euroopa raha. Me armastame ju korrutada kogu aeg, et me oleme ka Euroopa. Ja kui me oleme Euroopa, siis järelikult see on meie raha. Mitte kellegi teise, 3., 4., 5. raha. Ja isegi kui me selle 80% maha võtame, siis ka see 20% on nii suur raha, et te olete kõikide meie käest riisunud ära miljonites. Miljonite eest on inimestele jäänud saamata palkasid, sotsiaalseid tagatisi, infrastruktuuri arendamist, kindlustusi, mida kõike. Aga keegi, Kuldar Leis, minister, keegi on selle raha saanud. Kes on selle raha saanud? Kes on saanud need 100 miljonid miljardid? Mis ta on nende rahadega teinud? Mida ta on andnud ühiskonnale vastu selle eest, et ta need rahad on saanud? Vot see on ikka tegelikult täiesti kriminaaluurimise asi. Paluks paar minutit lisaaega. 2 minutit lisaks, palun. Et minu abikaasa küsis, et kas see on kriminaalne? Ja minister vastas väga lakooniliselt, ei ole. Aga mina ütlen, et see on kriminaalne. See on kriminaalne, et me oleme enam kui 10 aastat kulutanud miljardites raha projektile, mida ei ole. Ja need miljardid on keegi saanud ühiskonnale tegelikult vastu andmata. Et see on kriminaalne. Ja ajakirjandus on meil õueajakirjandus tänapäeval üha rohkem ja rohkem korrumpeerunud ja kinni makstud ja ideoloogiliselt aktivistlik. Nii et ajakirjanduse peale ma ei loodaks Eesti Vabariigis. Mulle on jäänud mulje, et meil Riigikontroll siiski püüab täita oma rolli, ehkki võim püüab talle seda nii hapuks teha, kui vähegi võimalik. Aga Riigikontroll, mulle on jäänud mulje, ikkagi püüab. Nii et tegelikult Riigikontroll peaks võtma ikkagi algusest peale, kuni tänase päevani. Mis summa on läinud mille peale? Kes on selle summa saaja? Kes on kasu saaja? Kas see on investeeritud? Kui see on investeeritud, missugune on see investeeringu kasum? Ja nii edasi, nii edasi. Siin ei ole ju mingit raketiteadust, taevas hoidku küll. Kõige lihtsam raamatupidaja, väike firma raamatupidaja saab ka sellega hakkama. Aga ei tehta. Ei tehta. Ja tuimalt taome edasi. Lätlased meie poole ei ehita raudteed. Meie taome edasi. Kiirrongiga Iklasse, ooperisse, üherealise kiirrongiga. Ma ei tea, kui sealt tagasi hakkame tulema, siis põrkame kokku teise rongiga, mis läheb järgmist etendust vaatama või. Et see on nii naeruväärne kõik, et tõsise näoga tulla rääkima siin ja räägib meile peaminister sellest ja räägib meile üks minister ja teine minister ja kolmas minister. Vaadake, Karl Ernst von Baer kirjutas toreda raamatukese eestlaste endeemilistest haigustest. Ja üks eestlaste endeemiline haigus, ja see on väga selgelt välja tulnud, eriti viimase 5 aasta jooksul, on lapsemeelsus. Lapsemeelsus ja
selline kujutelm, et seni, kuni otseselt minu taskusse ei ole kätt pistetud ja sealt minu 5 eurost välja võetud, ei ole ma kahju kannataja. Kui see on riigieelarvest läinud, siis pole minu asi. Mis sellest, et ma olen selle võrra ka vaesemaks jäänud. Aga vaata minu taskust, kui te tulete võtma otseselt seda viimast 5 eurot ära, vaat siis ma pahandan. Aga seni, kuni te võtate 5 miljonit minu taskust ära riigieelarve kaudu, see pole nagu minu asi. Vaadake, see on lapsikus. Ja kahetsusväärselt meil ministrid esindavad seda sama lapsikust. Aitäh! Aitäh, härra eesistuja, lugupeetud kolleegid, lugupeetud minister. No me oleme muidugi sundharjumuses, et kui ministrid tulevad vastama, siis me saame tegelikult pigem süüdistusi, süüdistatakse kaudseid süüdistusi, tihtipeale küll mitte otseseid süüdistusi. Süüdistatakse justkui me oleksime milleski süüdi, et me neid küsimusi esitame. Ei, me ei ole süüdi. Meie ei ole süüdi. Meie ei ole süüdi selles, et praegune valitsus ei ole lastesõbralik valitsus. Ehkki minister väitis vastupidist. Ei ole meie selles süüdi. Praegune valitsus on selles süüdi. Et ta on kõikvõimalikud toetused ära kärpinud või üldse ära võtnud, et majanduskasv on olnud niisugune, et negatiivne juba 4 aastat või 5 aastat järjest, et inflatsioon on tappev sõna otseses mõttes, et Eesti on langenud kõikide näitajate poolest Euroopa täiesti lõppu põhja. No mis te vangutate pead? Mis te vangutate pead? Tahate mulle öelda, et ei ole nii või? Te ju armastate statistikat. Tuleb Michal meile siia ja hakkab meile statistikat laduma. Täiesti väänatud statistikat, mis tegelikult ei näita seda pilti, mis meil Eestis on. Ja nii praegu ka. Mis te siis meile nüüd ütlesite? Monika Helme küsis väga selgelt. Meil käisid kohtunikud ja kohtunikud ütlesid, et minister survestab neid. Kas te tahate öelda, et need kohtunikud valetasid või? Et need kohtunikud, palju neid oli, 4-5 inimest, kes meil käisid, et nemad kõik valetasid. Kõik olid kokku leppinud, et nad valetavad. Ma ei usu seda. Ma ei usu seda. Ma usun pigem seda, et minister tõesti survestab, et see maja tühjaks teha ja maja võtta kasutusele siis, ma ei tea, Tallinna Inglise kolledži tarvis või mingi muu asja tarvis. Seda ma usun, sest praktika Eesti Vabariigis, mis on üdini korrumpeerunud riik, näitab seda, et just nii need asjad meil käivad. Mitte õigluse järgi, mitte inimeste huvide järgi, vaid kokkulepete ja korruptiivsete sobingute järgi. Te loomulikult eitate ja ütlete, et me valetame ja laimame. Ausalt öeldes mul jookseb külgi mööda maha, mida teie ütlete. Sest et te ju ajasite meile siin sõna otseses mõttes lihtsalt demagoogiat ja lükkasite teemat õige teema pealt mingisuguse kõrvalteema peale. No ma olen venelastega läbirääkimisi pidanud ja tean väga hästi, kui sa venelastele esitad ebamugava teema läbirääkimisteks, siis nad muudavad teemat. Siis nad hakkavad rääkima millestki muust. Aga te olete nüüd teinud niimoodi ja te olete nüüd süüdi selles ja kuna te olete süüdi selles, siis räägime parem sellest, aga mitte sellest, mida me tegelikult peame siin arutama. Vaat te käitute täpselt käitute nii nagu Vene diplomaadid. Ja mul on sellega aastate pikkuseid kogemusi. Nii et ei maksa mulle tulla rääkima, et ma ei tea, millest ma räägin. Räägite meile ajaloost. Mis ajaloost me siin räägime? Küsimus on selles, konkreetne küsimus, kas see kohtumaja tehakse tühjaks, mis põhjusel ta tehakse tühjaks ja mis tuleb asemele. Ja tuleb välja, et asemele ei tule mitte midagi. Seda kohta, kuhu nad kolima peaksid, ei ole olemas. Ja hakkate meile ajama mingit käojaani sellest, et seni, kuni riik on nõus kinni maksma tühja koridore. Et riik on nõus. Kes see riik olete teie või? Et teie pole nõus enam mingit tühja koridori kinni maksma ja kasige minema siit. No see on ju täiesti ennekuulmatu häbematus. Aga teie muidugi ei saa aru. Häbematud inimesed ei saa kunagi aru, et nad on häbematud. Ja kui rääkida nüüd, lugupeetud kolleegid Keskerakonnast, Lauri Laats tõstatas selle vanalinna küsimuse, siis jah, töötasin mitu aastat tollal põllumajandus, nüüd Maaeluministeeriumis Pikal tänaval ja me kõik käisime seal ümberkaudsetes kohvikutes, restoranides söömas.
Võtsime vastu tihtipeale külalisi, väliskülalisi, ja läksime samuti nendega välja sinnasamasse, kas Laiale tänavale, Pikale tänavale, kusagile, kus oli selline kena, paluks lisaaega. 3 minutit lisaaega, palun. Ja põhimõtteliselt seesama kehtib ka teiste ministeeriumite kohta. Nüüd nad on kõik sealt tasapisi välja suitsutatud ja mis siis asemele on tulnud? Ma muidugi viskan kivi ka Keskerakonna kapsaaeda. Aga kes on aidanud kaasa sellele, et vanalinn inimestest tühjeneb? Pikaajaliselt linna juhtinud Keskerakond. Need rendihinnad, need üürihinnad, ma olen ju rääkinud paljudega, me ju tunneme inimesi, kes ettevõtjad on, nad ju oigavad. Parkimisküsimus on selline, et politsei ajab sind vanalinna tänavatel taga, kas sul sissesõiduluba on, kas sa siin 5 minutit seista tohid. Ja see mingisugune 1,5 tundi hommikuti, et sa võid seal kaupa vedada ja no see ei lahenda ju küsimust. Nii et teil on endal ka väike patukene selles suhtes hinge peal, et Tallinnas on asjad nii nagu on. Aga kokkuvõttes tahan ma öelda seda, et ärge tulge meile rääkima, et meie oleme just nagu süüdi selles, et teie pole nõus kinni maksma rohkem tühje koridore. Kui teie olete teinud riigi nii vaeseks, et teil pole enam raha kohtumaja ülalpidamiseks, siis ei ole EKRE fraktsioon selles süüdi. Ei ole Keskerakonna fraktsioon selles süüdi. Ei ole üldse terve Riigikogu selles süüdi. Selles on süüdi saamatu, abitu, valesti majandav, ideoloogiliselt pime valitsus. Ja nii see lihtsalt on. Ja lõpetuseks ma tahan öelda veel ka seda, et seni, kuni see valitsus jätkab, Eestis asjad lähevad ainult halvemaks, ainult propaganda ja kritiseerijate süüdistamine, vaat see läheb üha valjemaks ja juba me kuulemegi, et igasugune kriitika on riigivaenulikkus. Kujutad sa ette, kui me ütleme, et lõpetage see kohtunike türaniseerimine ja jätke see kohtumaja sinna, kus ta on olnud, olgu peale, et tsaariajast alates, siis me oleme riigivaenlased. Vaat nii kaugele on jõudnud siis see demokraatlik, euroopalikel väärtustel põhinev Eesti Vabariik oma valitsuse liikmetega, oma koalitsioonipoliitikutega. Ausalt öeldes, sellist Eestit inimesed Balti ketis seistes küll ei tahtnud. Sellist ministrit, kes nii jultunult julgeb inimestele näkku öelda, nad kindlasti ei tahtnud. Aga noh, teie aeg lõpeb varsti. Aitäh!